Eesti stardib on täna kõige eest autojuhida on siis suhteline, jah. 15 kraadi miinust, 25 kraadi miinust, ega seal väga suurt vahet ei ole. Aga loomulikult soojaga on parem sõita kui külmaga, aga niisugune ta seekord on see ilm. Ei ole külma ilma on ebasobiv riietus. 96. aastal oli täpselt samasugune olukord. Hommikul kell 9 oli -28 kraadi, siis otsustati edasi lükata starti tunni võrra ja läbisõitjad olid kõik rahul sellega, et nad said maratoni läbi sõita ja ega neid külmakahjustusi ka seal väga ei olnud, sest inimesed hoiavad ennast ja tähtis on ka rajal vaadata üksteist, kui kellelgi ikkagi nina peas juba valge on, et siis tuleb sellest naabritel ka märku anda, et soovitus võiks olla, et jälgige naabreid ja selle maratoni lööklause on hoia pöialt. Et sõrmed on soojas, aga pöial on eraldi, hoia pöialt. Five, four, three, two, one. Ja seda pilti võib-olla viimati mäletab möödunud sajandi 80ndate keskpaigast, aga täna on see aeg tagasi jõudnud ja 6000 suusatajat on praegu meie ees siin Tehvandi suusastaadionil. Suusasõpru liigub, rõõm on näha, et siin on ka kostümeeritud tegelasi. Need ohvad rahvariietes neiud ja noormehed, keda siis ka juba nädal tagasi sai 16 kilomeetri distantsil kohatud, kui toimus avatud rajasõit ja usun, et sealt tagantpoolt neid värvikaid tegelasi tuleb veel juurde. Härrasmehed on ettenägelikult olnud, prügikotid on küll jätnud, vaadutame millised rahvad siis käel kaitsvad sellised hõbedased on. Ja pealtvaatlejad, ärgem olgem kitsid, ergutagem, Julveri Tartu suusamaratoni võitja on lähenemas finishile ja näeme, kuidas Maruliste paaris tõugatega praegu Jerry Arliid on seda võistlejate rivi juhtimas, aga temast paremat kätt on tulemas number 11 Andre Hauptmüür ja kes lõpuks seda fiinisid võtmas ja võitjana ja siis kolmandat võitu järjest Jerry Arliid tema järjest Anders Sanne Oksal ja siis seejärel üle finišijoone juba järgmised mehed.